viimastel aastatel olete alati kuulnud, kui palju räägitakse kliimamuutustest ja viimasel aastal pagulastest. Minu ettekandes on need mõlemad asjad ühendatud. Räägime kliimapagulastest. Meie selles seltskonnas teame väga hästi, mis asi on baromeeter. Baros tähendab kreeka keeles rõhku ja metreo on mõõtma. Aga on olemas selline asi nagu eurobaromeeter. See ei räägi mitte, kui palju eurot rahataskus rõhuvad inimest, vaid on hoopis üks selline nähtus. Ja see on väljendab, kuidas Euroopa erinevate riikide elanikud suhtuvad mõnesse probleemi. Näiteks 2011. aastal loeti kõige aktuaalsemaks, kõige olulisemaks riikide elanikele vaesust, toitu ja veepuudus, see oli 64% ja kliimamuutused olid sel ajal teisel kohal. Rootsis muide olid esimesel kohal, kõige tähtsamal. Siis oli edasi majanduslik surutis ja hästi kaugel oli sõjalised konfliktid ja terrorism. Seal oli muidugi olid eestlased ja lätlased, olid arvasid, et kliimamuutused pole üldse tõsine probleem ja Ameerika Ühendriikides arvati, et kliimamuutus on jumala probleem, mitte inimeste probleem. Muide, eile ma kuulsin, et juba ameeriklased arvavad, et 65% ameeriklastest, et kliimamuutused on oluline probleem. Möödunud aastane eurobaromeeter oli juba tunduvalt erinev. Esikohale jõudis sisseränne, see oli 38% ja eelmise aastaga võrreldes oli see tõusnud 14% võrra. Teisel kohal oli majanduslik olukord, 5. kohal oli terrorism, 17% arvasid inimestest, et see on väga oluline ja kliimamuutused langesid 9. kohale. Sisseränne oli möödunud aastal kõige olulisemaks peeti Maltal, Saksamaal ja Eestis. Sisseränne väljaspoolt, vaat seal eraldati ka sisseränne Euroopas ühelt maalt teis, eks ole, ja siis sisseränne väljaspoolt Euroopat ja Euroopasse. Ja 34% olid positiivselt meelestatud. Rootsi on endiselt, oli vähemalt möödunud aastal oli positiivselt meelestatud, nii et 66% oli sisserände poolt ja kõige negatiivsemalt olid meelestatud Tšehhi, Läti, Kreeka ja Slovakkia. See oli esialgsed tulemused, sellepärast ma Eestit ei oska sealt öelda. Muide, Eesti võttis osa ühest kliimamuutuste uurimisest, mis toimus 1994-1998 Andres Tarandi juhtimisel. Ja selles lõpparuandes oli selline, kõige tähtsamal kohal oli selline punkt, kus kõige muude asjade juures oli kliimamuutuste kõige olulisem mõju Eestile, mis tuleneb immigratsioonist, see tähendab sisserändest ja sel ajal me arvasime, et hakkab tulema Kreekast ja Itaaliast ja Hispaaniast, nii et ega seal väljaspoolt Aafrikat me eriti ei kartnud sel ajal, aga igatahes jah, see tekitas 98. aastal üpris suurt tähelepanu, sellepärast, et mitte kõik riigid, kes sellest uuringust osa võtsid, ei teinud selliseid järeldusi. Globaalsed kliimamuutused on väga olulised nii looduslikul keskkonnale kui ka inimühiskonnale. See vasakpoolne pilt olevat fotomontaaž, parempoolne pilt, kus ühe auto peal on nii palju inimesi, see ei ole mitte fotomontaaž, olevat kuskil Aafrikas tõesti niisugune pilt olevat üles võetud, mida ütlesid Eesti Kaitseuuringute Instituudi teadlased mulle, et see on tõesti. Ja siin on praegu üks pilt Lõuna-Euroopast, kus praegu tulevad inimesed meie poole. Kontrastsed kliimamuutused on väga ilmekad. Siin on praegu
lõuna, ütleme, seal Okeaania kandi inimesed, kes paluvad inimesi välismaailma päästa neid hukkumise eest. Ja samal ajal siis on palju riike, kus jälle vastupidi kõik maapilt kõrbeb, nii et see on sellised väga kontrastid ja väga ilmekad pildid. 2009. aastal toimus maailma kliimakonverents, no neid toimub peaaegu iga aasta, eks ole, ja see oli parem kliimainfo parema tuleviku jaoks ja kujutage ette, mina pean seda väga rassistlikuks pildiks. See on, kus pruunid, mustad valutavad kogu maakera ära, eks ole. Nad tunnavad ilmselt seda niivõrd pagulast ja seda probleemi veel ei pandud seal nii tähele, eks ole. Viimane on siis Pariisi nõupidamine uue kliimastrateegia kujundamist, seal sellise pilt enam ei olnud. Nii, no kliima muutub, jääbki muutuma, tulevikus ja on alati muutunud, seda näitavad need jääuurimise tulemused, mis on tehtud Vostokis, see tähendab 400 000 aasta jooksul on vähemalt 4 korda olnud selliseid suuri jääaegasid ja suuri soojenemisi, arvatavasti neid toimub ka edaspidi. Ja neid põhjusid ma ei hakka üldse rääkima, kuidas muutuvad siin päikeseaktiivsed tsüklid ja igasugused muud asjad. Ja tõepoolest praegu on see selline klassikaline globaalse maakera temperatuuri tõus praegu, nagu te näete, need tõusevad, laskuvad, vähenevad ja jälle tõusevad, eks ole, ja väga suured need temperatuuri alanemised on seotud väga palju nende vulkaanipuusetega, mis seal all on kirjas, seal maakera keskne temperatuur paariks aastaks võib langeda, ütleme, 0,5 kraadi kuni 1,5 kraadi. Ja muidugi on mitmesuguseid muid tõestusi, mis näitavad, et maakera kliima läheb soojenemise suunas. No ja, nüüd jõuame siis selle põhilise asja juurde. Nii et siin on praegu aastast 1900 kuni 2000 on globaalse sademete režiimi muutused. See näitab, kus maakera erinevates osades on kuivenemise tendentsid, kus on jälle selle sademete kasvu tendentsid. Nii et kõige rohkem ikkagi läheb kuivemaks seal ekvatoriaalses vööndis, seal, kus on, näete, kus need pruunikamad taigud on. Nii, ja siin on praegu nüüd siis meie lähiminevik, kliimamuutused, migratsioon ja terrorism muutusid aktuaalseks möödunud aastal ja Inglise, Suurbritannia, Briti prints Charles on üks, kes on asunud selliste asjade uurimise etteotsa. Tema ütles, et on side olemas kliimamuutuste, terrorismi ja migratsiooni vahel, ainult et need seoseid on uuritud vähe aega. Ja see on muide praegu Süürias selline pilt ja see ei ole montaaž, on tõesti mingisugusel ajal olevat selline pilt tehtud, kas oli Damaskuses või ühes teises linnas. Nii. Suuri kliimakatastroofe ja migratsioone on maailmas esinenud väga palju. Need väga palju tsivilisatsioone maakeralt kadunud täiesti. No kui me kujutame ette, eks või kõikidel tekib silme ette Mesopotaamia, eks ole, seal on liiva alt välja kaevatud terveid linnu, eks ole, maiade, inkade tsivilisatsiooni jäänused avastatakse džunglitest. Kus kohta nad on kadunud, nad on vahepeal on ilmselt, seal on väga palju võimalusi, seal on põuad, näljad, mässud ja metsade raie, mis olevat maiade tsivilisatsiooni hukku üks põhjus. Mesopotaamia riigid ja Egiptus neid laastasid katastroofid ja põuad, hea küll. Aga viimastest, ütleme, lähemate aegade
selliseid ilmekaid näiteid on Iiri näljahäda, mis oli teatavasti 1845–49 ja seal, kui alguses 44 oli inimesi Iirimaal 8,4 miljonit, siis 1851 oli ainult 6,6 miljonit ja nendest üle miljoni suri nälga. Miks? Sellepärast, et kliima muutus järsku niiskemaks ja nende monopoolne kultuur oli kartul ja kartul sai lihtsalt selle kartuli lehe mädaniku ja kartulisaak katastroofiliselt langes. Iirlased kas surid või rändasid välja. Praegu on Ameerika Ühendriikides rohkem iirlasi kui Iirimaal endas. Praegu on väga suur probleem on vesi. Öeldakse, et kellel on vesi või sellel on vesi. Näiteks 1,5 miljardit inimest maakeral ei ole ligipääsu hea kvaliteedilisel veele. Ja see vee küsimus on väga oluline just Põhja-Aafrikas, siis Lähis-Idas, eks ole, Lähis-Idas on nii paljud need sõjad, Iisraeli, Palestiina, Süüria, Jordaania vahel tekkisid just väga paljus just veeprobleemid üle. Egiptlased kardavad, et äkki panevad need etiooplased teevad, mitte Etioopia, teevad seal tammi ja või siis Sudaanis niidlusele ja jäävad nemad vee nälga, eks ole, ja sellepärast Egiptuses kujutage ette, on tehtud sõjaväeosad, mis on valmistatud ette võitluseks džungli tingimustes. Egiptus on põhiliselt on ju kõrbeline. Butros Ghali, ÜRO kunagine peasekretär, ütles, et järgmine maailmasõda toimub või siis vähemalt Lähis-Idas toimub jälle vee pärast. Mekongi jõgi, mis on Kagu-Aasias, sinna kavatsetakse mitmete riikide poolt teha 14 tammi ja siis, kui need tammid kõik rajatakse, siis jäävad kõige alumised need, mis seal on, Birma ja Kambodža võivad veeta jääda, sellepärast nemad ka samuti valmistuvad sõjaks. No siin praegu pöörake tähelepanu parempoolsel pildil, seal on praegu näha Süüria, Iraak, need, kus on pruunid alad, need on kannatavad liigkuivuse all. Seal, kus on vahelised alad, nendel on taimestikku rohkem. Ja seal, kus on need pruunid alad, seal toimub just see immigratsioon, õigemini jah, see migratsioon toimub Türki ja mujale Euroopasse, nii et Iraagi põhjaosad on just see kant, kus tulevad meie poole need inimeste hordid ja samuti Süüria sellest kirdepoolsest osast. Siin on praegu Süüria probleemidest natukene räägiksin lähemalt. 1971. aastal see Assad sai võimule ja pärast saabus esimene põuaperiood. Vahepeal see põuaperioodi oli väga intensiivne, vahepeal riik taastus ja nad said isegi kõik oma viljatagavarad ja tagasi, nii et nad varustasid iseennast viljaga, siis tuli 2000. aastal teine põuaperiood ja siis muutus juba olukord raskemaks ja edasi aastal 2005 saabus kõige rängem ja kõige põuaperiood, mis kestis kuni praeguseni, nii et siis toimus Süüriast kõige suurem väljarändamine ja siis see alumine osa on siis Iraagist väljarändamine, nagu te näete, see on väga kogu aeg kasvas. Süüria elanike arv oli aastal 1960 oli ainult 5 miljonit, see on päris suur arv, aga edasi ta kasvas intensiivselt ja viimastel aegad oli 22 miljonit, enne kui nad hakkasid välja rändama, 2011 oli juba 22 miljonit. Inimestel
maapiirkondasi on kuhugi minna, ei olnud midagi süüa, nad rändasid kõik linnadesse, kus juures linnades ei olnud midagi teha, nad ei olnud haritud. Pidage meeles, et inimesed rändavad praegu sealt Süüriast välja ka meie poole, eks ole. Nii et inimesed ei olnud linnades mitte midagi teha ja nad hakkasid siis otsima endale tegevusalasid. Nii. Ja praegu on siis maailmas on tekkinud esimene ametlik kliimapagulane, see on Kiribati kodanik Ioane Tetiota ja see saadeti möödunud aasta septembris Uus-Meremaalt välja Kiribati saarele tagasi. Tema küll protesteeris, ütles, et tema elamise aeg sai Uus-Meremaal läbi ja ta ütles, et ta ei taha minna sellepärast, et Kiribati saar langeb varsti ookeani voogudesse ja tema taotles siis ametlikult kliimapõgeniku staatust. Ja selle Uus-Meremaa ütles, et ei ole praegu veel enam midagi, Uus-Meremaa, kui see Kiribati langeb kunagi tulevikus võib-olla merelainetesse ja saadeti välja. Nii et tema sai üle kogu maailma kuulsaks, tema on seal vasakul tema oma perekonnaga, nii et ja selline. Nii et kliimapagulasi on maailmas tekkinud üha rohkem ja kliimapagulasteks, ametlikult jah, ei ole, on rohkem neid sõjapagulasi, majanduslikke pagulasi ja kõike muid, aga kliimapagulased ilmselt on kõigi nende asjadega seotud, sellepärast et kliimamuutused ja kliima, ütleme sellised rasked olud muudavad kogu aeg, muutuvad üha raskemaks. Näiteks Bangladeshis iga päev, kujutage ette, lahkub Dhakasse elama umbes 2000 inimest nendest rannikualadelt, kus on maapind on ainult 1,5 kuni 2 meetrit üle selle Bengaali lahe tasemega. Ja täpselt samasugune tendents on igal pool niimoodi. Venemaal on täna hommikul bussis siia sõites, tuletasin kangesti meelde, tuletasin meelde ühe vene klimatoloogi nime, aga tema väitis, et Nõukogude Liit lagunes ka sellepärast, et oli kliimamuutused algasid väga intensiivsed. Ja tema käest siis argumente ja fakte ajakirjanik küsis, et mis siis Venemaast saab, ütles, et Venemaa laguneb ka varsti ära. Ja peale selle mitte ainult Venemaa, vaid USA, India ja Hiina, kõik suurriigid lagunevad kliimamuutuste tagajärjel ära, nii et sellised perspektiivid on suurtel impeeriumidel. No aga üldiselt jah, kliimamuutusi ja kliimapagulasi on meil päris palju ja mõnedesse me suhtume väga hea südamlikult. Näiteks suitsupääsuke on meie rahvuslind, eks ole. Tegelikult on ju kliimapagulane, ta tuleb meile ainult siia paariks kuuks aastas sugu tegema ja lendab tagasi sinna soojadele maadele, eks ole. Aga meil on ta selle asemel võiksime teha Eesti rahvuslinnuks koduvardas, eks ole, kes kogu aeg on siin, elab hästi ja elab seda kõik kliimamuutusi üle. Kas on ainele küsimusi? Ei paista olevat. Siis ma ütlen, et need on need kriisipiirkonnad, mis on kollasega, seal on ohustatud kuumuse pool, kus on rohelised, seal on langeb põllumajandustoodang, kus on või need sinised laigud, seal on veepuudus ja nii edasi.